Viinašernovi puhul siis tõesti küsimus vaid see 73 enam sajandikku, mis lahutab ametlikult Euroopa meistrivõistluste normatiivist. Sest rekord siis 4.12.73 tänavu Poolas Žitšinis üle joostud sai, aga Euroopa meistrivõistluste normatiivist nõnda napilt jäi siis puudu ja selles konkurentsis, mis täna kodustel meistrivõistluste pakkuda on, kindlasti Viinašernov seda püüdma läheb. Hästi meil siis ajakirjanduses juttu olnud enne tänast ja loodame siis kõik paremat ja parimat sellest siit. Šernov on ka siis usinalt tempot tegemas ja usutavasti ka peatribüünil kõva liigutus aitab kaasa. Ja rõõmutagi saame selle kiirit Pihelgas, jõudsime tema võtega seda kõige kolmanda kolmanda ja Kaisa Kupp, Sparrosa võtmised siis tulemas praegu 44-ndana, esimesed 2 on siis õige lahe sisse teinud. Sisse teinud ei hullu on midagi, kui nüüd seal on teimata ja üsna lähemale, aga Viinašernov ennast sellega jooksnud ja võimalik, et siis kui vabapääsma või siis wildcardiga on Euroopa meistrivõistlustel startida, aga praegu siis jah, see vahe ennevate ees on suurenemas ning Filip Pihelgas on nüüd tagasi mõelnud gruppi, õigele gruppile järgi võtnud, see grupile juhtima siis kõigile valikina ka siin siis solo jooksuga. Nii et kõigepealt on sellest distantsit ja kokkuid muud Eesti meistrivõistluste kliida, tema siis sai viie gruppi, 9. Edasi tuleb mõelda 2 proksi, 2 ringiga. Aga kuulame esimene kolmandaks ka mööda kõigil Pihelgast ja siis kas on liiga kiire algel, pole siis lõimu maasmassiiv või keemine valikud olemas teisena. Eelmisel aastal lõpetati esipõrgikuna siis Viinašernov esimene, Filip Pihelgas teine ja Kene Matejčuk 3. Matejčukil enam kaasa joostas ei ole. Seda distantsi vähemasti. Ja kõva peevutus õige vähemasti ka vastaste piirile põlis on siis käimas ja eks aega näeb iga üks jooksvalt ise, millise käsma hinnaks ja kuidas ollakse. Siit kõigeline olifina, nüüd lähenemas omavõrra Viinašernovile. Ja siit tegemas ka head võimalust üheskoos korralikus tempos nüüd järjäänud 500 meetrit minna. 4.12.73. Tänase Viinašernovile 26 Viinašernov, kõigile olifin, Kaisa Kupp, Filip Pihelgas ja mõtlevad 15.1, jõudest 9. Kiikides. Jooksmas siis viienda. Viimasele viia minnakse kui 3.17 saab täis tippsõdel. Ei tundub, et kelline oli nendest ole vastast. Praegu Viinašernovile, kel siis meil ka 250 meetrit lõpuni minna. Selle distantsi on 7. Eesti kumma poole. Ja tõepoolest, rekordite sadu siis eelmisel aastal 14 000 meetri rihmaid ületavasiga Viinašernovi puhul mitte hakkas meile siis uut kvaliteeti. Üks vormis tema jaoks ja seal ta liikumas nüüd on kohe jõudmas siis ka lõpusirgele. Viinašernov, taaskord Eesti meistrina tulemas, aeg jääb nüüd koos üle soovitud, aga Eesti meistri puhul arvud 7 selle distantsi tulemas on spordikeskus, spordikeskus.ee, mis on Eesti meistri puhul samuti tugevalt kõnne Olivin ja pronksmedali siiski võtab Filip Pihelgas individuaalvõistleja ja nõnda siis eelmise aasta hõbedat vahetatakse pronksmedali vastu. Neljandana on lõpetamas siis Keiti Mets, Kaisa Kupp on langenud 5. Siin 7. Keiti Mets. 8. tulemas lõpusirgele Darja Kodel-Kronin. 9. Kätmin Killard.
ja 10. Pulist. Esikordid siis Liina Tšernov, Kenny Levoliikin ja Birgit Pihlõigas.